see võib-olla ongi nagu gümnaasiumi osas ja kuna siin on 3000 ruutu on see nagu kõik, siis kõige suurem kunstükk on, kuidas seda nagu teha ja kui palju see üldse maksma läheb. Me oleme jõudnud sinna järeldusele praegu, et konsulteerides mehitajatega ja ka nagu spetsialistidega, et me kuulutame välja täismahus ikkagi hanke, näeme, mis hinnad tulevad. Et selgelt, et mis hinnad nagu tulevad. Me juba siin milliseid asju ikkagi juba vähendame. Aga praegu on kuulda, et äkki isegi nagu 1000 eurot nagu ruut võib-olla saab nagu ära. Et olenes kõik seadmete sellisest nagu maksumusest. 3 milli. 3 milli kuskil, jah. 2 milli ise. Nii et suurusjärk on see ja me peame vaatama, kui palju see nagu on, ja siis vaadata, et millised võimalused meil on. Siia tuleb leida ja miks te meile meremehe midagi. Nii et see on selline nagu mõte nagu sellega. Ja CO2 raha peab meil olema järgmine aasta ära kulutatud, et see on just see soodustuse raha, selle sisetöödega on nagu aega, aga päris keeruline on neid nagu eraldi ka nagu teha. Aga ütleme nii, et saada teada praegust nagu seda reaalset hinda, siis me oleme jõudnud sinna, et me teeme täismahus hanke ja siis vaatame üle, mis saab. Nii, laululava osas, et laululava peaks tulema enam-vähem selline. Natuke on muutunud siin see, et nende liimpuittalad, see kaare, need liimpuittalad läbimõõdud tulevad natukene nagu suuremad, et selles mõttes natuke nagu muutub. Ehitusmaksumus on 263 000, mille sees on ka siis tuletõrje veevõtu koht, mis on nüüd selles objektis, mis me näitame, kui see tuletõrje veevõtu koht tuleb siia, siis see katab kogu selle, siin on muuseum, laululava, siin on siis eraettevõtted, need on vallaobjektid ja ka mis planeeringuga on need eraobjektid, siis see katab ka nagu kogu selle piirkonna selle tuletõrje veevõtu koha läheduse ära, see on kooskõlastatud Päästeametis, nii et meil tulevikus, kas või milliseidki, kui vald ise hakkab siin näiteks võimalik projektidega saada selle korakkide juures mingi toetus, siis meil on selle piirkonna jaoks see tuletõrje veevõtu koht nagu tagatud. Nii, nüüd hüppan kohe kiirelt edasi Teresesse, kus me täna käisime. Me olime bussiga siin ja praegu on siis nagu ümber projekteeritud see nagu sisuline see nagu lahendus. Siit on siis sissepääs selle hankega. Hankesumma on 116 914, meil on see kinnitamata praegu, meil on projekti raha 97 000 või ütleme nii, et projekt oli planeeritud 97 000, siin on osaliselt siis omaosalust ja toetust kalanduspiirkonnast ja see tähendab seda, et see järg tuleb kuskil 20 000 kallim, aga ma siiski usun, et see on nagu vaja ära teha, sest ega me enam siin nagu odavamaks seda kuidagi ei saa. Sellega tuleb siis siit, tuletõrje veevõtukoht, süvendatakse järvest, sisse tuleb juurdepääs, rajatakse paadiga 6 paadile ja siis ka kõik see juurde käib ja parklad esialgu me ütleme, tiheda korraliku parkla suudame selles osas teha ja siis vaatame nagu edasi, et see on tugevamalt nagu alust ka juba olemas, sest me vähendasime nagu neid mahtusid. Nii et see on see Tereese sadama info. Nii, võib-olla üks selline kuulsite, et ka Munkki Mano maakonna projektides sai konkurentsivõimeline haridus, Setomaa grupp sai peaauhinna päris tõsiselt paar päeva ja
et mis see siis nagu tähendab, et see tahaks nagu kinnitada, et see ei tähenda mingi koolide kinnipanekut, aga igal juhul peame me enda haridussüsteemile otsa vaatama. Ja praegu me võime küll öelda, et meil on väikesed koolid ja teeme nagu koostööd, aga siiski sellist päris ühte sammu me ikkagi ei astunud. Me oleme nüüd juba 5 aastat peale haldusreformi sellega nagu tegelenud või ütleme, et nagu sellist siduda kokku üksteist, siis ja meie nagu põhimõte oleks see, et ikkagi selline usaldusväärsus kõikide osapoolte vahel, lastevanemate, õpetajate, õpilaste ja kogukonna vahel. Me peame seda looma selleks, et edasi minna siin, et siis teeme arutelud, aga praegu me ka veel saame ühe projektirahaga teha ühe selline algandmete nagu baasuuringu. See tähendab nii kvalitatiivset kui kvantitatiivset, et vaatame kõik need arvud ära, teeme ka siis sellised intervjuude korras, et kui me selle faasi saaksime ära, siis igal juhul kaasame spetsialiste, kõiki koole, kõikide piirkondade inimesi ja püüame läbi nagu mõelda, et me astuksime ühte sammu oma nagu haridusega nagu edasi. Nii, siin ka me käisime Trõsna Kuningriik 2023, et külaplats oli siin ja noh, sellist skeemi ja mul on nagu väga hea meel, et seal on juba ka peakorraldaja kandidaadid ja see küla juba nagu muretseb. Näha on, et siis need esimesed niitmised on tehtud ja mina nagu usun, et küll, et siin tuleb nagu ilus nagu Kuningriik. Ja see on kõik. Aitäh, Raul. On kellegi Raulile küsimusi? Palun, Arno. 2 küsimust. Mõlemad küsimused puudutavad valla tulevikku. Esimese küsimuse küsin ma samamoodi, aga viimasena minu käest veel küsimus. Mis te seal valla viga on? Käib kaed kodulehe peale, otsitas ametnikke, küll on mitte puudu, küll on täist puudu. Kui vaatad seda konkursi tingimused, siis see on kõik nagu okei. Pakutakse konkurendivõimelist palka ja kõik igast tööd. Mis on küsimus, kuidas siis olema nägemus, kuidas siis edasi? Mis on tuleviku väljavaated? Teile esimene küsimus? Jah. Ei, olla tuleviku väljavaated on head, aga ega töötajate raames tuleb nagu ei saa päris kõik üldistada, aga selge on see, et töötajad liiguvad. Mõned inimesed on peale 8 aastat ära läinud ja liikunud kuhugi teise kohta, mõned lühema aja jooksul ja üks peamisi võib-olla selliseid nagu teemasid on palgakonkurents ja mida vald ei suuda tegelikult kõikidele ametnikele pakkuda. Ja teine on tegelikult töökoormus. Töökoormus on vallas suur. Arvate, et siis tasub küsida nende inimeste käest, kes igapäevaselt töötavad. Ja kui tuleb ka veel näiteks selle sama viimasel nädalal Trobikond teabenõuded, siis selle töö sees peame kõik need hullud paberid ja dokumente ka nagu välja otsima ja nagu lisaks tegema. Nii et selles mõttes ma ütleks, et 2 võib-olla, et üks on selline normaalne liikumine, teine on inimeste liikumine. Meil on vallas üle 200 inimeste tööl ja tegelikult me oleme jällegi ühtepidi edukalt saanud täita ka neid ametikohti, kes on Värska direktor, Meremäe kooli direktor, et see on ühtepidi loomulik, teistpidi konkurents on üle Lõuna-Eesti, meil käivad tööl inimesed Võrust, Põlvast ja see on kõik nagu konkurents, seal on palk üks motivaator töö hulk. Palun, Arno, teine küsimus. Teine küsimus puudutab seda viimase meediakajastust. Mida siis ette võetakse see sotsiaalse probleemi lahendus, et järjekordselt me ei ole ebameeldivad pildid?
no ma saan aru, et sa küll umbmääraselt seda räägid, aga sa arvad, et või siis ühe inimese koerte küsitluse. No okei, et noh, neid ei korda. Ütleme nii, et see on nagu selline nagu pikk juht, et juhtum, kus tuleks nagu minna hoopis nagu tagasi mitme aasta tagusesse teemasse ja see ei ole nii lihtne nagu juhtum, et vald on selle inimesega ja ka nende loomadega tegelikult tegelenud läbi nagu aastate. Loomulikult, kui näiteks reede hommikuks on loomade varjupaigaga kokku lepitud ja nad panevad meeskonna kokku lepitud aeg ja kui eelmisel päeval lükkavad loomakaitsjad nagu koha peale nõuavad kohesti nagu lähenemist, siis on väga keerukas, ja süüdistatakse, et vald mitte midagi ei tee, siis see on vale jutt. Vald on tegelenud, loomulikult me ei teadnud, et seda, et inimene oli üle nädala surnud, alla nädala, kui jällegi sotsiaaltöötaja sinna läks ja isegi külarahvas ei märganud seda või ei saanud aru. Nii et pidev side oli, siis on ka Põllumajandus- ja Toiduameti ametnik on iga aasta seal käinud koha peal. Loomad olid vaktsineeritud. Nii et me oleme nagu tegelenud nagu mitmete asjadega ja me ei saa inimese juurde ka minna jõuga milliseid loomi nagu käest võtma. Nii et nagu selles mõttes, et need on sellised lood, mis on keerukad ja paljud ei taha seda mõista ja vaatavad ainult nagu oma mätta otsast neid nagu lahendusi, siis ma ütleks selle peale, et me tõesti on ametnikud ja ka kõik me tugi pingutasime selle nimel, et kõigepealt number 1, et inimene seal normaalselt eelnevalt elada sai ja kuidas ta sotsiaalabi nagu tagatud oli, siis see, et välja ta sellisena tuli, siis võib-olla jääb see igaühe millisegi hinge peale, et millisest vaatest vaadata. Minu meelest Lõuna-Postimehe pikk artikkel, kus algas niisugune süüdistustega ja lõppes argumenteeritud vastustega nii valla kui Põllumajandus- ja Toiduameti poolt, siis ma arvan, see oli väga tasakaalustatud artikkel. Lugege seda. Kui soovid kommentaari? Tegelikult ma Raul ei mõelnud seda. Ma küsisin tulevikus. Ma mõtlesin, et kui ma räägin ametnikest, et räägime sellest, et meil on vaja ametnike palka tõsta ja juurde ametnike töökoormus ju nägemus sellest. Aga me räägime natuke muud. Ja mina ei mõelnud ka selle ajal seda süüdistust loomades on olnud, et kui mõtlesin seda, kuidas edasi, et neid juhtumeid ei tuleks. Et kas sotsiaaltööd parandame, laiendame. Ma mõtlesin sellest, mis on natukene teisest valesti, aga ma mõtlesin, et tuleb küsimus. No siis küsi... Ma küsin tule, ma küsin. Mis on natuke? Aitäh, Arno. Nii, on kellelgi veel küsimusi vallavanemale? Nii, palun, Üllar. Kiire küsimus selle Kuulimaa remondi kohta. Ikkagi, kui see, nagu ma aru saan, 600 000 CO2 raha peab järgmine aasta ära kulutama. Kui võtta 1000 eurot ruutmeeter ja 3000 ruut on pinda, see projekt on 3 miljonit. Meile, kas see on meil jõukohane teha täishange või ikkagi on võimalus kaaluda seda, et see 600 000 eraldi projektina nagu jupikaupa töid teha? Aitäh. Vaata, ma isegi kuna see on avalikult siin, siis ma ei tahaks nagu seda sõnumit nagu ehitajatele anda, et me nagu ei suuda. Aga ma tegelikult nagu rääkisin, et me siin me otsustame selle hanke tulemuste osas, et ja loomulikult ka siis, kuna summad on nii suured, siis konsulteerime ka teiega eelarvekomisjoniga, et me vaatame, mis need summad tulevad. Aga meil ei ole praegu seda reaalset hinda, mis see tuleb. Äkki tuleb, ma ei tea, 2,5 miljonit, äkki tuleb 4 miljonit. Ja me saame nende tööde hinnad teada. Me saame nende tööde hinnad, nagu reaalsed hinnad teada. Et me
ei tea rendihinda, me ei tea näiteks seal kütte remontimise hinda ja me ei tea sisetööde hinda ja loomulikult tuleb vaadata, et kas me siis jõuame või ei jõua seda nagu täismahus ära teha ja midagi võib-olla hankest välja jätta. Et hange tunnistada nurjunuks ja uus hange välja kuulutada. Nii et see esimene on nagu selline plaan. On kellelgi veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma küsiks lõpetuseks ise, et mis seis ÜVK-ga, kuidas sellega praegu on midagi koosolekut toimunud, mingeid asju? Vastutav ametnik Lauri on puhkusel olnud, et ma tegelikult, meil ei ole koosolekul vahepeal nüüd olnud, aga ma nagu usun, et see kalender või ütleme, et see lepingujärgne kalenderplaan on ikkagi jõus ja kõik peaks nagu toimima. Ja ma saan aru, et Setomaa haldus on ka kõik need oma kaardid ja kõik asjad alganud nagu annab siin. Selge, väga hea. Aitäh, Raul. Tänan, hea on ikka lugeda. Nii, asume päevakorrapunkti number 2 juurde. Setomaa valla arengukava 2022–2031 kinnitamine. Palun ettekandeks sõna Eerika Joonas. Tere päevast, vallavolikogu. Teie ees on Setomaa vallavolikogu määruse eelnõu. Mikitame koostatud Setomaa valla arengukava 2022–2031. Ja määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel ja paragrahvis 1 kinnitada Setomaa valla arengukava 2022–2031 koos lisaga ja kehtetuks tunnistada Setomaa vallavolikogu 26. augusti 2001 määrus number 9 Setomaa valla arengukava 2021–2030. Aitäh. On kellegi Eerikale küsimusi? Ei ole, siis palun kaasettekandeks sõna komisjoni arengu ja järgmiseks esimehel Üllar Tamm. Jah, komisjonis oli see teema arutusel, kuna see dokument on nüüd tarvis kuni paika saada. Eks plaanid, mis on tehtud, nende täitmise paneb oma korrektuurid teeb kindlasti ees ootav majanduskriis, muud raskused tuleb minna jooksvalt vastavalt meie võimalusele vaadata ikkagi reaalselt, mida me teha saame. Aga hetkel on ettepanek, et ta määrus vastu võtta. Aitäh. On kellel komisjoni esimehele küsimusi? Ei ole, siis panen hääletusele päevakorrapunkti number 2, Setomaa arengukava 2022–2031 kinnitamine. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aivar, sa on käsi püsti? Ei, Aivari ma küsisin, jah. 3, 4, 5, 12 poolt, kes on vastu, kes on erapooletu, üks erapooletu. Seega on määrus vastu võetud ja arengukava kinnitatud. Päevakorrapunkt number 3, Setomaa valla 2022 aasta esimene lisaeelarve vastuvõtmine. Palun sõna ettekandeks Leia. Tervist, lugupeetud volikogu liikmed. Valla esimene lisaeelarve ja kogumaht on siis 566 136 eurot. Ja need kõik on toodud ära lisadena, eraldi on siis lisa põhitegevuse osas, põhitegevuse tulude osas, kulude osas ja investeerimistegevuse osas. Ja kogu selle lisaeelarvega on vajadus suurendada ka valla laenuvõtmissummat, nii et investeeringute katteks on vaja võtta siis laenu 95 200 eurot veel täiendavalt juurde.
et võib-olla natukene ka täpsemalt siis tulud, põhitegevuse tulud suurenevad 360 603 eurot, täpselt samas mahus suurenevad ka põhitegevuse kulud. Investeerimistegevuse tulud suurenevad 110 333 eurot ja investeerimistegevuse kulud suurenevad siis 205 533 eurot ning vahe on 95 200, mis on siis vaja suurendada laenu võtmist. Et põhilised need tulude suurenemised on siis seotud sihtotstarbeliste laekumistega, siis on tulumaksu suurendamine põhitegevuse osas, lisatud on kõik praegu teadaolevad projektirahad, samuti on täpsustatud Vabariigi Valitsuse poolt eraldatavad tasandus- ja toetusfondi summasid. Kulude poole peal on võib-olla suuremad kuluartiklid kütte- ja elektrikulud. See on absoluutselt kõikidel hoonetel, mis vallas on. Siis on lumetõrje ülekulude katmine põhitegevuse osas ja investeerimistegevuse osas on lisatud ka projektidega saadud rahad ja tehtud ka mõningaid ümbertõstmisi, et investeerimistegevuse kuludes on siis suurendatud samuti neid projektidega saadavad rahasid, siis on suurendatud Värska raamatukogu eelarve investeeringud, samuti Mikitamäe peremaja investeeringud ja lisaks on ka investeeringute osas veel siis küttesüsteemi ümberehitamised nii Värska gümnaasiumil, lasteaial kui ka siis noortekeskuse majal, mis on Värskas Pikk tänav 30. Et see oleks hästi lühidalt ülevaade lisaeelarvest. Nii, aitäh. Leie kaasettekandeks peaks olema sõna nüüd eelarvekomisjoni esimehel või aseesimehel, aga täna on kahjuks situatsioon, et mõlemad puuduvad ja kuna ma ise seal komisjonis olin koha peal, siis nad palusid edasi öelda, et komisjoni otsus oli ja et esimene lisaeelarve vastu võtta. See oli komisjoni sõnum, mis edasi öelda, aga on kellelgi ettekandjale küsimusi? Arno. Üks küsimus, muidugi selle laenu lõplik kulutus sõltub pärast hankeid, orienteeruvalt oskate, kui kalliks praegu laen läheb? Ei oska täpselt vastata, et kui te võtate lisaeelarve vastu, hakkavad läbirääkimised, või tähendab pakkumiste küsimine erinevatest pankadest ja alles siis selgub, mis tingimustel, mis intressidega meile seda laenu pakutakse. Aitäh, Leia, on veel küsimusi ettekandjale? Ei ole, siis aitäh ettekande eest. Panen hääletusele päevakorrapunkti number 3, Setomaa valla 2022 aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine. Kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. 11 poolt. Aitäh. Kes on vastu? Kes on erapooletu? 2 erapooletut. Seega on Setomaa valla 2022 aasta esimene lisaeelarve vastu võetud. Päevakorrapunkt number 4, Setomaa valla haridusasutuste hoonekogude moodustamise kord ja töökord. Palun ettekandeks sõna Raul Kudre. Jaa, ma olen siin otsas praegu, et ei lähe teismaks. Et vastutav ametnik on siis koolitusreisil ja sellepärast kannan seda eelnõud nagu mina ette. Teie ees on siis Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Selle üks põhilisi võib-olla erinevusi eelnevatega on see,
et ühte korda, ühte siis valla määrusesse on koondatud kõikide siis algharidust, huvikooli kui siis üldharidust andvate koolide hoolekogude valimiste kord. Et kui varem olid kõikidel oma allasutustel, siis haridusasutustel omad hoolekogu valimise korrad, siis see on praegu nii, et see on kõik koondatud nagu ühte. Selle põhjuseks on see, et on ka võib-olla mingi suuremad on varem ka juba teinud seda. Meil oli vaja muuta ka Värska gümnaasiumi hoolekogu korda ja kui rääkides teistega, siis oldi nagu selle poolt, et võib küll ja sellepärast on siis see nüüd üldine kord kõikide siis haridusasutuste kohta kehtib. Ja see on põhikooli ja gümnaasiumi seadusest lähtuv, on koolieelsest lasteasutuse seadusest lähtuv ja kus siis sätestatakse hoolekogu mõiste ülesanne, võetakse niisugune aluseks siis põhikooli ja gümnaasiumi seadus, nii koolieelsete lasteasutuse seaduse sätestatud ja selles korras on siis ära määratud hoolekogude miinimumkoosseisud. Praegu kehtivates kordades on liikmete arv nagu numbriliselt määratud ja siis võrreldes hetkel kehtivate hoolekogude moodustamise kordade ja töökordadega on käesoleva määruse eelnõuga täpsustatud hoolekogu liikmete valimiste korda võimaluse tingimusi ja sätestatakse ka siis liikmete volituste kestus ning hoolekogu koosseisu kinnitamine. Ja sellega seoses ka siis veel tunnistatakse kehtetuks siin Värska vallavolikogu määrus, Värska gümnaasiumi hoolekogu moodustamise töökorra kinnitamine, siis Setomaa vallavolikogu määruse Värska lasteaia põhimäärus, paragrahv 18 ja paragrahv 20 . Et need on sellepärast, et see siis põhimääruses oli sees hoolekogu moodustamise sätted, siis Mikitamaa vallavolikogu määrus, Mikitamaa kooli hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord, siis Mikitamaa vallavolikogu määrus ja Mikitamaa kooli põhimäärus, paragrahv 9 lõige 2, Setomaa vallavolikogu määrus ja Meremaa kooli põhimäärus, paragrahv 21 lõige 3-4, paragrahv 22, 24, 25. Et need lähevad siis kehtetuks ja see siis praegune määrus asendab neid punkte, kus siis hoolekogude moodustamise ja töökorra osas. Ja minu poolt on ettepanek, et see määrus vastu võtta. Aitäh, Raul. Palun kaasettekandeks sõna komisjoni esimehel Piret Kasel. Ja, aitäh. Komisjon arutas üksipulgi, vaatas läbi ka selliseid lisaettepanekuid, mis oli tulnud siis rohkem Värska gümnaasiumi hoolekogu poolt. 11 isegi vist viisime sisse ja selgitused olid väga põhjalikud Karini poolt ja komisjon toetab selle otsuse või eelnõu vastuvõtmist otsusena, määrusena. Aitäh, Piret. On kellelgi ettekandjatele küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjatele. Panen hääletamisele päevakorrapunkti number 4, Setomaa valla haridusasutuste hoolekogude moodustamise kord ja töökord. Vastuvõtmiseks, kes on selle poolt, palun käe tõstmisega märku anda. Aitäh, kõik ühehäälselt poolt, seda vastu ja erapooletuid ei ole, on määrus vastu võetud. Nii, lähme päevakorraga edasi. Päevakorrapunkt number 5, asutusjaotuse muutmine. Taas palun ettekandeks sõna Eerik Limas. Setomaa valla asutusjaotuse muutmine algatati 28. aprillil käesoleval aastal volikogu otsusega.
siin on siis põhjuseks see, et aluskaardide täpsustamine, maareformi ruumiline areng on viinud situatsioonini, kus katastrikaardile kantud asustusüksuste lahtmejooned ei vasta paljudes kohtades Vabariigi Valitsuse määrusele, kus peaksid olema siis kokku viidud lahtmejooned maakatastris registreeritud katastriüksuste piiridega. Ja see olukord üle vaadates ilmnes siis selline seis, et Setomaa vallal oli selliseid korrektiive vajavaid maatükke 38 tükki, kus muutus asustusüksuse nimi. Neist